Tere! Minu teadustöö tegeleb tehisintellekti turvalisuse ja privaatsusega. Ja nii Küberneetikas kui Eesti tehisintellekti tippkeskuses tegelen siis selle uurimisega. Ja täna mõtlesin, et ma räägin teile erinevatest juhtumitest, kuidas siis tehisintellekti süsteeme on rünnatud. Täna on räägitud sellest, kuidas tehisintellekti süsteeme kasutatakse, et rünnata teisi infosüsteeme, aga tehisintellekti süsteeme endid on ka võimalik rünnata. Kuidas siis töötab kõige tavalisem tehisintellekti teenus? Meil on 3 üldist viisi, kuidas me saame oma süsteemi üles ehitada. Kõigepealt me saame treenida oma mudeli ise, koguda andmed, treenida mudeli ise ja siis jooksutada seda oma taristul. Ja selline lahendus annab meile tegelikult kõige parema kontrolli meie süsteemi üle, sellepärast et me teame, mis andmed me sinna sisse panime, me teame, mis eesmärgi me oleme seda treeninud, me teame enam-vähem, mis väärtussüsteemis me oleme teda treeninud ja ütleme, kallutatusega me saame ka tegeleda, kui meil on tegelikult juurdepääs treenimisandmetele. Aga tegelikult sellisel juhul jällegi me vastutame ka rohkem, sest me vastutame kõik selle eest, mida see mudel siis väljastab, et kui ta on kallutatud, siis see on meie vastutada. Kui see süsteem on, kas ta on turvaline või mitte, kui me seda näiteks oma klientidele teenusena anname, siis meie vastutame selle eest, et see kõik töötaks korralikult. Siis teine variant on see, et me ise mudelid ei treeni, näiteks meil ei ole nii palju andmeid, meil ei ole nii palju jõudu, meil ei ole nii palju oskust, vaid me võtame selle mudeli kuskilt mujalt. Me laeme selle alla või ostame näiteks kuskilt ja siis jooksutame seda oma taristul. Et siin on erinevaid variante, on olemas vabavaralised mudelid, mida on võimalik siis erinevas mahus kasutada erinevatel eesmärkidel, näiteks kas siis sisekasutuseks või väliskasutuseks. Ja me saamegi seda enda ökosüsteemis jooksutada. Me teame, nüüd me kaotame kontrolli selle üle, mis andmed sinna sisse läksid. Me saame küll küsida oma sellelt mudeli andjalt, et mis seal sees on, aga me ei saa kunagi seda kontrollida otseselt. Välja arvatud siis ka jällegi ütleme läbistustestimisega, aga võib-olla selleks meil jõudu ei ole, kui me juba ise treenima teda ei hakka. Ja siis, aga me nagu põhimõtteliselt ikkagi kontrollime seda, et kus ta jookseb ja kui me teenust anname oma klientidele või oma töötajatele, siis me teame, kuhu need andmed liiguvad. Me teame, et nad jõuavad meieni ja meie ainult oma taristu sees kasutame neid andmeid. Et me ei saada neid kuhugi välja enda juurest, kus nad liiguvad siis kes teab kuhu ja mis nendega tehakse, kes teab, mis nendega tehakse. Nii et see on selline, ütleme, natukene kahe vahepealne. Ja siis on see kõik 3. teenus, see mudel, mis on siis, ma ütleks, kõige tavalisem. Ja see on see mudel, kus teenuseandja ehitab oma süsteemi üles mingisuguse rakendusliidese peale, mis siis ühendub mingi suure keelemudeliga. Neid on erinevaid, on näiteks OpenAI'l on mudelid, Anthropicul on mudelid, need on erinevaid. Me saame erinevate mudelitega siduda selle. Nüüd sellisel juhul me ei kontrolli seda, mis andmete peal on mudel treenitud. Me ei kontrolli seda, kuhu meie andmed lähevad, nad lähevad meile ja siis nad lähevad kuhugi edasi. Ehk siis sellisel juhul on väga oluline teha ka klientidele selgeks või kasutajatele selgeks, et nende andmed ei ole enam nende taristul. Mis tähendab, et kui te kirjutate sinna sisse mingisuguseid tundlikke asju, siis need ei püsi teie arvutis, need ei püsi isegi mitte teie asutuses, vaid need liiguvad kuhugi mujale. Ja klient või kasutaja peaks teadma, et need andmed, mis ta sinna paneb, et need liiguvad kuhugi mujale. See on väga oluline. Nüüd, oma igapäevaelus ja töös kasutavad inimesed erinevaid tehisintellekti teenuseid. Ütleme, kutsume neid siis teenusteks, programme, teenuseid, ja ütleme, näiteks meil võib olla sõber, kellega me räägime igapäevaselt, arutame maailma asju, ta aitab meil
näiteks oma tänaseid ülesandeid prioriteedi järjekorda seada. Me võime oma tervise kohta küsida nõu tehisintellekti tervisenõustajalt, näiteks psühholoogilt või AI perearstilt või me võime küsida nõu investeerimise kohta ja loomulikult me võime küsida kõiki asju ChatGPT-lt või siis Copilotilt. Nüüd, teema on selles, et mida võib-olla kasutaja aru ei saa, on see, et hoolimata sellest, et kõiki neid teenuseid pakuvad erinevad organisatsioonid, siis suur tõenäosus on, et lõpptulemusena see läheb kõik ühte kohta. Et see läheb kõik siis OpenAI mudelisse. Loomulikult on võimalik, et need erinevad teenused ka kasutavad taga mingeid muid mudeleid, aga väga palju asju tänapäeval käib ikkagi OpenAI mudelite kaudu. Seega kõik need andmed, mitte küll ühe inimesega võib olla seotud, sellepärast et teil võivad olla erinevad kasutajad ja me ju võime alati loota, et need teenused omavahel ei suhtle, et see info ei jõua kõik teie kohta sinna. Küll aga jõuab see info lõpuks kõik ühte kohta. Nüüd, kui me räägime tihti sellest, et me ei taha ju ometi oma taristule kõiki neid teenuseid tuua või kõiki seda struktuuri üles ehitada, arhitektuuri üles ehitada, sellepärast et kõik need suured ettevõtted on ju tegelikult oma süsteemid nii tugevaks ehitanud, et neil on kõige paremad küberturbepoliitikad ja kõik on nagu väga hästi nende valve all, et miks me peaksime hakkama ise ratast leiutama, miks me peaksime ise need süsteemid kõik üles seadma. Mõnes mõttes jah, kui me räägime, ütleme siis Microsofti ja Google'i ja Amazoni pilvest, need on tõesti väga tugevate küberkaitsemehhanismidega kaitstud. Küll aga, kui me räägime teenustest, mis kasutavad tagapool oma siis nagu teenuse andmiseks liidese kaudu mingeid mudeleid, siis see vahepealne süsteem ei pruugi olla nii hästi turvatud. Nii et hoolimata sellest, et nad kasutavad mudelit kuskil mujal, nende enda süsteem on selline, et häkkerid võivad sinna sisse pääseda, nad ei ole nii hästi turvatud, kui võib olla see suur struktuur, mis seal taga on. Siin on nüüd, lisaks teine asi, mida ma ka selle sama uudisega tahtsin välja tuua, on see, et kui teie oma prompte sisestate, siis seal vahepeal on see, ütleme siis see teenuseandja, või teenustaja, kes teie neid prompte ka salvestab. Ja mis eesmärgil ta salvestab neid? No ei tea, eks ta tõenäoliselt on et selleks, et neid oma ärilisel eesmärgil ära kasutada või et teile paremat teenust anda, aga lõppkokkuvõte on ikkagi see, et ta salvestab neid prompte. Ja siis, kui seda süsteemi häkitakse, siis teie promptid saavad avalikuks. Nüüd, siin juhul, see, et need avalikuks said, see on iseenesest mõnes mõttes, eks ole, on ta nagu võib-olla hea asi, aga kuna tegemist tegelikult ei ole otseselt avalikustatud selle nimekirjaga, vaid häkkerid murdsid sinna sisse, siis häkkeritel on see info olemas, mille kaudu nad saavad omakorda hakata välja pressima inimestelt, kelle info seal üleval oli. Miks see on probleem, on see, et kui need inimesed, kes olid seal, näiteks töötavad teie asutuses, siis võib-olla küsib see häkkerorganisatsioon mitte nende käest 10 miljonit eurot või 10 000 eurot, vaid ta küsib ühte parooli. Üks parool, me kustutame su andmed. Et ongi juba teatatud, et põhimõtteliselt siit samast nimekirjast on lähenetud inimestele, et saada kätte siis, või tegelikult on küll IT-töötajatele lähenetud, et saada kätte neid paroole, mida siis kasutada järgmisteks rünneteks. Siis teine asi, mis tehisintellekti puhul on, et kuna tehisintellekt aitab meid hästi palju, siis me anname
sellele üha rohkem ja rohkem ülesandeid ja ta toob meid tõesti, ta teeb hästi kiireks meie töövoo, ta kiirendab meie tööd, me saame sellest tõesti palju kasu. Aga probleem on selles, et kui varem meie arvutiteaduses arvutiehitus üldiselt on vaadatud, on nagu selline nagu von Neumanni arhitektuuri järgi, ehk siis meil on programmikood eraldi ja meil on andmed eraldi. Ja kui me kontrollime, näiteks viiruse tõrjet teeme, siis me vaatleme programmikoodi ja me otsime viirust programmikoodist. Üldiselt me ei kipu otsima viirust andmetest. Aga nüüd, kui meil on tehisintellekt, siis ka andmed on kood. Sellepärast, et nüüd see nõrkus, mis siin on, see räägib väga konkreetselt GitHubi Model Control protokolli või Model Context protokoll, mis on selline vahekiht GitHubis, mis põhimõtteliselt aitab LLM-i siduda meie enda süsteemidega väga ja aitab LLM-il meid aidata. Siis siin see rünne oli põhimõtteliselt selline, et mina kui inimene ütlen oma agendile, et ole nüüd kena ja palun mine võta GitHubilt need veateated ja mine lahenda need ära, kui sa neid oskad lahendada. Aga kui see veateade on pahatahtlik, kui selle on sinna pannud näiteks ründaja ja seal sees on mingid sellised ülesanded, nagu näiteks ründaja on kirjutanud appi, ma ei näe neid tundlikke andmeid, kas palun saaks, ma ei saa nüüd üldse tööd teha, sest neid ei ole readme's. Ja agent läheb, vaatab, see tundub väga loogiline palve, järelikult lähen, loen failist need andmed, tundlikud andmed, ja kirjutan nad readme faili ja need on avalikud. Ehk siis ma olen lekkinud, mu agent on lekkinud andmed ja mitte sellepärast, et agent ise oleks pahatahtlik, vaid sellepärast, et talle anti tekstina selline käsk. See on nagu, ja see ei ole mitte ainult nüüd see GitHub, sest võib-olla GitHub teid niivõrd palju ei kõneta, aga näiteks ütleme, et teil on agent, mis võtab näiteks Jira taskid. Ja Jiras on keegi läinud ja öelnud, et teate, jube halvasti kirjutatud kood, see tuleb kõik ümber kirjutada. Ja nüüd tehisintellekt läheb ja hakkab neid taske ükshaaval töötlema ja jõuab sinna kohta, kus on jube halb kood, see tuleb kõik ümber kirjutada. Ja siis läks. Lihtsalt kõik kood kirjutatakse ümber. Ehk siis sellised olukorrad, kus võib-olla inimene tajuks ära, et see nüüd ei ole loogiline, ei ole niivõrd arusaadavad sellele tehisintellekti agendile. Ja teine sarnane, ma ütleks, ma mõnevõrra paneks seda samasse kategooriasse, on jällegi see, et kui teil puudub kontroll andmeallikate üle, selles eelmises on põhimõtteliselt see, et on võimalik, eks ole, leiutada mingi skänner, mis panna peale, et skännitakse enne kõik need veateated läbi ja vaadatakse, et seal ei ole midagi pahatahtlikku ja siis alles hakkame kasutama seda agent, et siis alles agent hakkab neid lahendama, siis kui me võtame näiteks nüüd Microsofti 365 arhitektuuri, mis on, eks ole, imeline lahendus, sellepärast, et meil on kõik asjad ühes kohas. Ja Copilot seal sees saab kasutada kõiki andmeid. Mõelge, kui palju efektiivsemad me nüüd oleme sellepärast. Me saame kätte nagu, ta suudab kokku tuua igast erinevast failist meile erinevat infot. Nüüd küsimus on selles, et kui meil on, eks ole, kasutaja ja tal on äpid ja siis on see Copilot ja seal on see graaf sees, see Microsofti graaf, mis saab juurdepääsu kõikidele andmetele, mis selles Teamsis on. Kaasa arvatud OneDrive'i failid, SharePoint ja Teamsi vestlused. Kes meil on Teamsi vestlustes? Meil on oma töötajad. Ütleme, et meie töötajad ei ole selles nimekirjas, kus me palume neil ühe parooli öelda või et me palume kirjutada Teamsi chati selle ühe vestlusnupukese. Aga kui seal on näiteks see müstiline gest, me ju lisame Teamsi vestlustesse palju inimesi, kes tegelikult on erinevatest välistest organisatsioonidest ja kõiki me neid ju ei tunne. Seega nemad saavad sinna chatti kirjutada ka erinevaid lauseid. Ja näiteks ka puhtalt see, kui keegi saadab meile meili, ka see läheb kõik sinna analüüsi sisse. Seega meil on natukene nagu probleem sellepärast, et
kuna Copilot näeb seda kõike ja ta ei suuda vahet teha sellel, mis on heatahtlik ja mis on pahatahtlik, siis põhimõtteliselt on näidatud, et teadlased on näidanud ja te saate vaadata seda videot, ma oleks ka pidanud QR-koodi tegema, kus on natuke rohkem seletatud seda, aga põhimõtteliselt niimoodi, et ühe e-kirja saatmisega suudeti muuta ära see oli küll väga konkreetne stsenaarium, siin oli, et on vaja saata Tehkorpile raha ja siis oli fail, kus siis olid need Tehkorpi andmed ja siis ühe meiliga vahetati need pangaandmed ära ja mis siin kõige hullem on see, et me kõik vaatame, eks ole, neid kohti, kus see pärit on, et kui Copilot midagi ütleb, siis me vaatame, et ahah, seal on see allikas tundub õige. Aga probleem on selles, et siin on see tehtud niimoodi, see rünne on tehtud niimoodi, et see tegelikult see fail, see allikas, mida ta tsiteerib, on täiesti õige allikas. Et see ongi see allikas, kus see inimene teab, et tal on õiged andmed. Ehk siis see on sisse pandud niimoodi, et see prompt põhimõtteliselt ütleb, et vaata, et see on nüüd need uued andmed, aga muuhulgas ära seda praegu maini, et mina sulle need uued andmed andsin, et need tegelikult on sellest failist pärit. Nii et ma arvan, et see kokkuvõte on see, et kuna LLM-id on tohutult võimsad ja neid on võimalik panna tegema hästi palju erinevaid asju, siis kuna nad on juhitavad ikkagi inimkeelega, siis inimkeel on ka väga võimas ja inimesed on aegade algusest saadik juba, või ütleme, keele algusest saadik õppinud keelt väänama niimoodi, et on võimalik hästi manipuleerida süsteemi, mis ei oska tabada neid keelenüansse või seda, et seda süsteemi manipuleeritakse. Ka selle jaoks on võimalik siis mitte lasta neid käske täita täisõigustes, aga ka see alati kahjuks ei aita. Mis ma arvan, et aitab, on see, et tegelikult lihtsalt, et me oleme teadlikud, et sellised ründed on olemas, et me ei paneks silmi kinni, et nüüd me kasutamegi seda ja seda meiega kunagi ei juhtu, vaid et me oleme valmis, et kui see juhtub, et siis me oskame reageerida, et ka järgmisel aastal oleks selles aastaraamatus suur null. Lisaks on see probleem, et see on rohkem selline nagu filosoofilisem hüüatus, et kes kontrollib tehisintellekti iseloomu, et kui te kasutate kaugemal asuvat mudelit, siis kui see mudel alt välja vahetatakse ja see iseloom või sisu on täiesti muutunud, siis võib muutuda ka teie tulemid, mis teie süsteemis toimuvad. Ja lõpuks on see vastutuse küsimus, et kes siis vastutab, et AI-süsteem hetkel ikkagi on tehnoloogia ja mitte autonoomne osapool, teenustaja vastutab ise ja kui nad just seda vastutust siis kellelegi üle ei anna. Aga nüüd küsimus ongi, et selle sama näite puhul, mis mul oli, kes selle puhul vastutab? Et kui kasutaja kirjutab süsteemi, et ma tahan seda kontot ja ta saab selle konto sealt, sest keegi on kuskilt sisestanud mingisuguse prompti süsti ja ta saab selle vale konto ja ta kannab selle raha sinna üle. Et kes siis vastutab? Kas vastutab see kasutaja, sest ta usaldas seda süsteemi? Kas vastutab Microsoft, sest Copilot oli rünnatav? Või vastutab see asutus, kes selle ülekande tegi? Ja suure tõenäosusega jääb see vastutus sellele samale asutusele, kes on nagu see kasutaja asutus. Sest et tõenäoliselt Microsoftile seda ei saa anda, sest et siis öeldakse, et aga näete, rünne oli siin. Lõpuks ma ilmselt tulen selle teema juurde, mida ma alati üritan rääkida, et hoolimata sellest, et need süsteemid on võimsad ja me kasutame neid ja see on väga hea, me üldse ei vaidle selle vastu, aga me peaksime siiski üritama vähemalt luua sellist autonoomset võimekust ka ise neid süsteeme jooksutada. Meil on tehisintellektiga praegu väga hea võimalus seda teha, sellepärast et tehisintellekt siiski, ta on küll väga kiiresti arenev, aga ta on siiski veel
selline algusstaadiumis, et me ei ole veel nii palju maha jäänud, et me peaksime ütlema, et aga neil seal kõigil on parem ja meil polegi mõtet üldse kuhugi üldse mingit autonoomset süsteemi siia ehitama hakata. Et võib-olla me ikkagi saame proovida, sellepärast et võib-olla need lahendused ei ole alati lõpuni head. Aitäh! Aitäh, Liina, ära sina ka kuhugi mine. Sinul on ka rida küsimusi. Üks, mis sai kõige rohkem hääli, on, millised on olnud suurimad AI-lekked Eestis? Kas on välja tulnud, et tundlik info on kuhugi sisse pandud ja AI on seda kellelegi teisele öelnud? Ma nüüd konkreetselt Eesti kohta ei oska öelda, selles suhtes, et ma arvan, et me paneme infot vist sisse ikka rohkem ka nagu välistesse mudelitesse. Meil on muidugi sees ka endal neid süsteeme, aga meil ei ole selliseid suuri keelemudeleid, mis meil oleks eesti keele põhised, ma ütleks pigem. Viimati näiteks ma tean, et Välisministeeriumis oli üldse see kasutamine keelatud. Et Välisministeeriumi kolleegid, kes puutuvad võib-olla kõige rohkem ka selliste riiklike saladustega kokku, et nemad ei tohi isegi kasutada neid tehisintellektisüsteeme. Ja nagu ma ei ütlegi, see on ka see, et see süsteemide kasutamine, Microsoft Word, eks ole, koostöö vormi on iseenesest väga hea lahendus, küll me saadame küll andmeid sinna, oleneb seda, mida me sinna paneme, eks ole. Et mina ka kasutan tundlikumate andmete jaoks, meil on ettevõtte sees on üles ehitatud oma, nagu ütleme siis, me kasutame Overleafi, me kirjutame LaTeX, oma Overleafi installatsioon, aga kui ma teen koostööd välismaalt teadlastega, siis me kasutame välist Overleafi, sest see on hea viis, kuidas ma saan nendega koostöös kirjutada, niimoodi, et me mõlemad saame korraga teha muudatusi, täpselt samamoodi Wordiga, sellepärast, et me võime ju teha neid track changes seal, aga ja edasi-tagasi faili saatmine. Ja siis kõik teevad, ja see on täpselt see, et üks teeb, siis teeb teine, siis teeb kolmas, et me ei saa koostööd teha, et selles mõttes koostöövahendina on ta väga hea, aga me peame arvestama sellega, et need andmed, mida me sinna paneme, ei tohi olla tundlikud. Just. Nii, nüüd on ka 2 küsimust kasutaja rakursist. Kuidas saab hinnata kasutusele võetava mudeli eetilisust? Et kui Elon Musk on Groki loonud ja tema ei ole sinu jaoks eetiline inimene, siis ära Groki kasuta. Ma arvan, et ütleme, selleks, see on natuke selline juristi vastus, sellepärast, et see on vastavalt kasutusjuhule. Selles suhtes, et esiteks ei ole olemas ühte eetikat. Et meil on kõigil, subjektiivne. See on kõik subjektiivne, meil on kõigil oma eetikasüsteemid, kus me oleme üles kasvanud. Et ta on, või ütleme, üles kasvanud ja kus me siis võib-olla kuhu me areneme ja nii edasi ja kus me nagu siis ka riigina kollektiivselt oleme. Et meil on nagu mitu sellist eetikatasandit ja me ei saa nagu öelda, et absoluutne eetika on selline, nii et see on alati selline ikkagi süsteemipõhine ja tuleb teha riski hindamist. Ma tean, et see on selline abstraktne vastus, aga see peab olema... Et ära pane sisse andmeid, mida sa ei karda, et lekivad. Jah, aga see on pigem see, et me peame vaatama süsteemi ja me peame vaatama, milline see süsteem on ja mille jaoks me seda ehitame, millise ühiskonna jaoks me seda ehitame ja mis on need juhtumid, mis võivad seal, mis on need riskid, mis võib valesti minna ja kui palju me iga selle riski puhul muretseme ja see ongi täpselt see, et me saame vaadata ka eetilisi riske. Me saame vaadata seda, et kui palju töid näiteks kaob, kui me selle süsteemi kasutusele võtame. Ma ei mõtle selles suhtes, et kui palju inimesi tehisintellekt asendab, vaid just seda, et kui me näiteks teeme mingisuguse otsuse, näiteks tööle võtmise otsuse nüüd tehisintellekti abil ja see otsustab midagi valesti ja inimene kaotab selle põhjal töö, et siis tegelikult meil on eetiline probleem, eks ole. Või kui palju inimesi näiteks sureb mingisuguse süsteemi tõttu. Et kui me räägime, eks ole, siin liiklussurmadest, siis me peame arvestama, et seal on risk, et ütleme, et kui meil on nagu 0–5 inimest sureb aastas, siis meil on super hea aastas, eks ole. Et olgugi, et me ei tahaks üldse, et seal keegi sureks, aga 0–5 liiklussurma on vastuvõetav. Aga kui me räägime äpist, mille abil me inimesi tööle võtame, siis seal surmade arv aastas peaks olema 0. Aga kui inimesed sellepärast enesetapu teevad, siis see arv ei ole 0. Seetõttu see on nagu see koht, kus me peame hindama riske, mis on selle konkreetse süsteemi konkreetsed riskid. Selge. Suur aitäh Liina Kammile.